Tere! Tervist! Oleme Kurnas koos Antoniga ja lähme mängime siin Frontnine'i. Räägime Toni elust, tegemistest ja siis ringi lõpus lähme kuskile edasi. Aga kuhu? Saate teada juba hiljem. Kange. Oi. Panen otse kaamerasse sulle. Vette? Ei lähe. See on vesi või? Jah. See kohta vesi või? Seal on see väike tiik ju. Oh, saab perse. Tervist, mina olen Antoni Enden, olen 36-aastane ja ma olen tohutu spordipisikuga inimene. Ehk siis eluaeg teinud igasuguseid erinevaid spordialasid, alustades noorena peamiselt korvpalliga, aga käinud igasuguseid erinevaid alasid ka proovimas. Seal Soomes elades oli saalihoki, oli tennis, jäähoki või noh, siis me isegi otseselt ei mänginud, aga uisutamas ja nii enam. Ja tänasel päeval siis on discgolf, golf, padel ja anna ainult midagi ette. kõik saab tehtud. Nii. Oi, kui kange see on. Nuudel fore. Kus ma kardan, ma viskan seda liiga kordi kaugele. Pergiga ops. See ka või? Jep, kui ilus. Oi, kui ilus. Oi. Kultuuri mõttes siit ka. Liiga lähedal. Su isa on legendaarne korvpallur ja treener Heino Enden. Ema on mitmekordne Euroopa ja maailmameister Galina Beloglazova. Kui suurt rolli nende või su kodune kasvatus sinu sportlikus taustas mänginud on? No, eks see spordigeen on nende käest tulnud nagu väga tugevalt kaasa. Tegelikult juba isa vanemad mõlemad olid sportlikud ja sportlased, võiks öelda, et ikkagi korvpalli juures väga pikki aastaid. Aga kodune kasvatus, ega see ise ju noorena ei lähe ju trenni, et ikkagi vanemate nii-öelda abi ja õhutusega, et isa on alati öelnud, et tema ei sundinud mind millekski, kui laps ise tahab, siis ta teeb ja eks sellepärast sai neid erinevaid asju seal proovitud ka, et mäletan, minu arust oli see tennisekurs oli mingi 6 aega, saalihoki oli meil koolis, uisutamas me käisime kogu aeg koos, Soomes on igal pool on ju hokiväljakud ja kooli taga oli uisuväljak ja tegelikult ka Soomes nii-öelda kehaline kasvatus, esimesed 2 klassi, mis ma seal käisin, oli hästi mitmekülgne, et pesapalli, jalgpalli, kuigi meil oli kooli ees kruusaväljak, siis vahetunnid möödusid ainult seal jalkat mängides ja selles suhtes loomulikult kodus see tuleb kõik ja eks ma hilisemas nii-öelda tiineka eas sain ka oma nii-öelda nähvakad isa käest kätte, kui ma kossutrenni asemel paar päeva talvel käisin poistega lumelauda sõitmas. Naljakas muidugi mõelda, et isa ei pannud pilti kokku, et ise rentis mulle lumelaua 3 päevaks, aga samal ajal ju trennid käisid, et kui ma ühe trenni seal vahele jätsin, siis pärast kui pildi kokku pani ja ma ei tea, kas treeneri käest tuli küsimus, et kus poiss oli, kuigi me andsime teada, et ei tule trenni. Siis jah, selle eest ma nagu nähvaka sain, et kui sa oled ikkagi valinud ja meeskond kannatab ja meeskond ootab, et igaüks on trennis ja valmistutakse mängudeks, siis jah, aga loomulikult kogu see kasvatus sportlikus osas tuli sealt ja ilmselgelt mingid näpunäited ja soovitused ja kõik see.
Isalt just peamiselt, kuna temaga ikkagi põhimõtteliselt terve elu nagu elanud. Kui lähedane sa oma vanematega tänasel päeval oled? Isaga olen väga lähedane. Ma olen alati öelnud, et ma olen issipoiss. Et see on kuidagi on, et poolvend Richard on samamoodi, on ikkagi täitsa nagu isapoeg, aga emaga ka ikkagi vaatamata vanemate lahutusele, mis toimus tegelikult minu jaoks varases eas, siis me oleme emaga ikkagi hoidnud sidet kogu aeg ja ma olen tal käinud külas nii Kreekas kui Ameerikas, kui ta vahepeal seal ka elas. Ja kui ta elas mingi vahe seal nii-öelda minu kooli ajal elas Ukrainas, siis ta käis siin külas, käisime koos Soomes vanadel tuttavatel külas, et emaga ma ikkagi suhtlen ka, põhimõtteliselt ikkagi kogu aeg olen suhenud nagu tihedalt. Kas sa Soomes elasid isa töö pärast? Jah, põhimõtteliselt küll, sest ma tegelikult sündisin riigis, mis praegu teeb Ukrainas pahandusi, aga seda ei saa nagu selles suhtes valida, et siis olid ajad teised. Ehk siis pärast Venemaal sündimist isa veel mängis liidukoondises, ema siis oli juba sportimise lõpetanud tänu minu sünnile. Ja pärast hooaja lõppu siis 88 suvel isal oli nagu otsuse koht, et oli pakkumisi, aga tema jaoks oli ikkagi pere ja laps olid nagu number 1, siis sõber Soomes kuidagi pakkus välja, et kuule, tule siia, sest see oli ju ikkagi 88, siis ju väga lihtsalt ei saanud sealt välja liidust, aga jah, siis kolisime Soome, isa võttis nii-öelda ikkagi karjääri mõttes hoo maha, oli seal treener, mingi vahe mängiv treener, toksis seal nii-öelda sihukest tagasihoidlikumat korvpalli, aga jah, siis lisaks veel hakkas seal hiljem õpetaja tööd tegema, nii et isa oli põhjus, miks me Soome kolisime. Hästi. Kui vanasti sai neid mingi sõpradega ringe ja asju tehtud, siis ka plähmerdasin, nii enam ma ei saanud ka selle rajaga kunagi. Alati mõtlesin mingit üleminevat või ma ei tea, fore ja siis see fore oli ka siuke lippadi-lappadi, täpselt siuke. Lähed tantsa viskama, aga viskad maha. Isa on eestlane, ema on venelane, sa oled töötanud Austrias. Mitu keelt sa räägid? Ma räägin eesti, soome, inglise, võib öelda puhtalt. Saksa keelt ma sain hakkama seal viimased 2 hooaega Austrias. Jooksvad kogu aeg paremini ja tänasel päeval mul on kas äkki 167 päeva järjest Duolingos saksa keele harjutusi tehtud, nii et ma ikkagi võtsin ühel hetkel kätte. Mu jaoks on kogu aeg, nüüd siis on see Austriasse mägedesse minek on selline backup plan, et kui inglise keeles öeldes shit hits the fan, siis põhimõtteliselt on koht, kuhu minna, et sinna oleme oma nii-öelda seltskonnaga, kes me seal töötasime, oleme ikkagi nagu alati tagasi oodatud. Mulle seal lihtsalt väga nagu meeldis. Teeme vene keelega, nii naljakas kui see ei ole, on võib-olla kõige suurem error, et seal on vaja lihtsalt praktikat ja enesekindlust. Et kui siin vahepeal aastatel 2000, kas oli 14 kuni 17 või 16, sai Tallinna kesklinnas Barbov Nikolai nii-öelda rannitud põhimõtteliselt isa ja tädiga, siis seal oli nii kollektiiv kui kliendid olid väga suures osas venekeelsed ja siis oli see praktika oli niivõrd suuremahuline ja poolkohustuslik oli vene keelt osata, et siis oli nagu tegelikult päris hästi, et ei olnud probleemi telefonis rääkida, nii et mingil määral võib öelda, et 5 keelt on nagu kasutuses, aga minu jaoks oli esimene oli ikkagi soome keel ja väidetavalt ma olin kuskil 5-6 aastane, kui ma hakkasin siis nii-öelda eesti keelt kuidagi purssima. Kurat, siin ei ole mõtet isegi teist isa. Ma viskan. Oba! Küppar! Ilus. Oi, kui ilus. Täiesti perfektne ise. Oot nii, ja nüüd kandma. Ja nüüd kandma. Kui ma vist peaks võtma piletid ja USA-sse MM-ile minna. Iiglirann, ma ütleks. Praegu on jah, minek on diskis ja golfis ja on kuidagi siuke, kuidagi juba mõnus. Kas sul on eelkeskea kriisi arenguhüppe? Ei tea jah, mis asi see on. Esmaspäeval käisin padelit ka mängima, siis oli ka selline tunne, et A Le Galan, mina see olen.
kõik asjad sujusid ja kuidagi sihuke sai see suur mingisugune pinge ja mingisugune torm maha. Ehk siis olid siin tööl tempokad ajad, oli see discgolfi festival, veel väiksed mingid õhtujuhtimised või mingid asjad. Et eks keha ka kuidagi puhanud. Ma olen nüüd 3-4 päeva järjest maganud nii sügavalt. Ma sain nädalavahetusel Ida-Virumaal hästi magada. Et ju see on selline mingi pingelangus, puhkamine. Käisin ühe päeva spaas ühe õhtu, nii et eks keha saab natukene aru ja siis kui enesetunne on ka selline hea ja miski ei rusu ja mõtted on õiges kohas, siis spordis ka kõik sujub. Nii et praegu isegi tahaks, et see diskihooaeg oleks veel mingi 2 kuud, et saaks nagu potentsiaali ära kasutada. Äkki peaks ikkagi prooviks ära minema. Minu puhul näiteks, kui ma teen midagi nii, et ma naudin seda ja mul ei ole mingi kohustust või pinget, siis tuleb hästi välja. Siis kui ma hakkan midagi ilget palju nagu endalt nõudma või tahtma, viin selle asja kuidagi tõsiseks, siis tihtipeale mul vist on mingisugune oskus ennast üle kruttida ja üle häälestada ja siis läheb nagu asi natukene vett vedama ja siis kuidagi. Aga ma arvan, eks see mingil määral vanuses ka tulnud, et saad aru, kus su võimed tegelikult on, mõtled asja hästi, kuidas ma ütlen, mõistusega ja mõistuse piires, et ei hakka üle oma varju hüppama ja siis tegelikult siis ongi võimalik oma potentsiaali ära kasutada ja realiseerida. Kord olid niidud rohelust täis. Kui pikaks. Lihtne on see mäng. Putt on käes. Kuidas sa discgolfi juurde jõudsid? Esimene kontakt oli 2012 Kõrvemaal. Üks Elioni sügisene väljasõit. Seal, ma tean, kuskil mul on pilt olemas. Ma täitsa peaks üle vaatama mingid Westside'i kettad igatahes mul käes olid. Ja sai sellel toonasel John Deere'i rajal üks ring mängitud. Ja siis paar aastat jäi vahele. Siis 2015 sõber Alex pidas Nõmme pargis oma sünnipäeva esimese osa ehk discgolfi võistluse renditud ketastega, pärast grillisime tema juures ja samal suvel siis hakati Sakku rada ehitama ja kuidagi siis, kui koju tuuakse rada kätte, siis said kettad esimene kord laenutatud, üks jõkke visatud, siis ma otsustasin, et ei, ma enam teiste kettaid jõkke ei viska ja neid kinni ei maksa, et ma ostan pigem enda kettad ja kuidagi punt hakkas ka mängima, nii et siis seltskonnaga koos see Saku rajalt pihta hakkas. 92 meetrit, kurat, siis ma seda ei viska sellega forega. Ma viskan selle taguri ees. See raib ei maagi muidugi sinna. Vaat, kui sul mõtteid alles, Teen pulli. Bergi X-iga 92 meetrit rada. Täis neet. Hea läinud. Või jah? Oi! Ma hakkan sellest distantsis kahtlema siin. Nii, aga fore. Opa, mis flex. Silver Light võtta välja. Ei tule Jätta tagasi. feidima. Ei, see kukku. Natuke ei puudu. See tuleb ilusti. Ava, parkla. Ui, pikaks või? Sa olid ka eelmise aastal EM-il lauluväljakul ja sel aastal discgolfi festivalil ka päevajuht, väljakutsuja, kuidas iganes seda öelda. Kuidas sa selle rollini üldse jõudsid? Kõige esimene, mida mina mäletan, oli... Ma nüüd aastat ei mäleta, ma peaks selle üle ka jällegi täpsustama, aga ma tahaks öelda, et ma olin kuskil vist 15 Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones, korvpalli meistriliiga play-off mäng enne poolaega. Toona ma filmisin siis isameeskonna kõiki mänge üles, sellepärast et kodumeeskond pidi filmima mängud videole, siis ei olnud kõigist ülekannetega ega sellist. Ja siis saali, kes meil oli seal mingisugune projektijuht või
nii-öelda tegelane tuli minu juurde, ütles, et kuule, et meil ei ole kedagi, kes poole ajal viiks sponsorite nii-öelda selle auhinna mängu läbi. Ja siis kuidagi nagu, et ole hea, tee see. Et sponsorid on need, auhinnad on need, mis nii-öelda viskevõistlus asi teha on vaja või mis sa teha tahad, et mõtle ise välja. Ja siis ma seal olin. Ühesõnaga siis sai ära tehtud. Minu arust seal oli mingisugune 1500-2000 inimest saalis. Kuidagi mul on siuke number meeles. Täiesti puupüsti täis, TalTechi saal oli. Aga diskis oli siis 2017 Estonian Open, kui Rasmus Sepp esialgu kutsus mängima, siis ma olin veel nii noor oma diski mängimise karjääris, et ma ei näinud, et ma peaks sellise summa eest minema profidega mängima, et see natuke liiga suur võistlus mu jaoks. Siis kutsus vabatahtlikuks, mõtlesin, sorry, et mul on tegelikult üks teine mikrofoni otsas olemine samal nädalavahetusel ja siis ta kuidagi võttis sellest, et kuule, aga tule mulle sinna appi mikri otsa, et maksan ja tule teeme. Kuidagi ma võtsin selle vastu ja nii ta läks, et tegelikult enne Estonian Openit, kui see tehtud sai, siis Valgjärve Open kutsus ka mind juba. Ma ei polnud midagi teinudki veel, aga vennad juba kutsus, et kuule, tule tee meil ka. Ja siis mul oli 2017 esimesed 2 oli olemas ja sealt see käima läks, et inglise keeles intervjueerid Rikit, Paul Macbethi, Eaglit, Simon Lisotti, kõiki neid on ja siis Delfis ingliskeelne otseülekanne kommenteerida. Valgjärve Openil täitsa üksinda, mingisuguse Ford Transiti tagadiivanil. See oli ülivinge suvi. Ja siis tuli 2017 Eesti meistrikad ka, mida me siis Leetmaa, Kimmeli, Ralfi ja kompaniga korraldasime Kuutsemäel. Et seal siis sai ka võetud intervjuusid, sai kõik need järelvideod peale loetud, kas üksinda või kellegi koos. Et see 2017 oli kuidagi selline jah, et siis ma veel tulin suve alguses töölt ära ja Leetmaga lasime terve Eesti ringi ratast läbi ja korraldasime ja mängisime ja majandasime, nii et seal oli nagu see korralik siuke hard launch. Mis tööd sa enne tegid? Millal sa ära tulid? Toona ma olin FIFAs spordiosakonna projektijuht. Ja 7 aastat hiljem pole Silver Leetmast ikka lahti saanud? Jah, nalja võib igasugust teha, aga ei, Silveriga me oleme tänaseni nii diski kui ka tänase päeva töö juures puutume igapäevaselt kokku ja kell 11:30 ajame veel tööjutte arvutidel, nii et jah, sellele mehele ma võlgnen ikka väga palju. Oi. Ja tuleb Parkla. Täitsa äs. Hästi. Lisaks ise mängimisele ja päeva juhtimisele sa korraldad ise ka võistluseid, näiteks Kõrvemaa maratoni. Kuidas sa jõuad ja kuidas sa selleni jõudsid? Kõrvemaa maratoniteni ma jõudsin jällegi läbi Silver Leetmaa, et ühel hetkel, kui asjaolud jõudsid kuidagi sinnamaale, et Kõrvemaa ja Disc Golf jõudis koostööni, siis kuidagi jah, oli see variant, et keegi võiks seda ju rannida seal mingeid võistlusi ja just seal sai valmis uus harrastajate rada 18. Et siis tekkis see mõte jah, et teha avavõistlus, tehagi mõlemal rajal kokku ja siis sealt sai ka alguse see maratonisari, mis siis täna jookseb oma 4. hooaega. Aga kuidas ma jõuan? Vahel isegi küsin, just eriti see suvi, et on saanud sõita Vana Otepäält Kõrvemaale lippe üles panema ja puhkama, et järgmine hommik võistlus käima panna. Olen tulnud Pärnust otse padelivõistluselt Kõrvemaale, et asjad valmis panna. Mulle meeldib jah, eelmisel õhtul kohale minna, asjad valmis panna, kuna hommikul vara vaja seal toimetama hakata. Aga kes teeb, see jõuab. Mis mind nagu, inglise keeles on hea sõna thrive'ib, on see, et kui inimesed, kes su juures seal mängimas käivad, lähevad alati ära tänades ja naeratades ja kõigil on hea tuju ja üldjuhul ilmaga on ka seal nagu päris hästi olnud. Et
see nagu ongi see, miks ei taha nagu seda järgi jätta ja ikkagi leiad selle energia ja viitsimise. Et inimesed soovivad, siis tuleb teha. Kui keegi ei sooviks, aga siis ei teeks ka ju, kui seal oleks negatiivne vastuga ja rahvast ei käiks, aga kui numbrid on ikkagi 3-kohalised osalejatel see aasta, siis järelikult läheb peale. On või? Lühike vist? Ei, natuke lühike. Ei. Too much Anheuser. Sa oled klassi poolt sponsoreeritud. Kuidas see juhtus? Nagu katkine plaat, Silver Leetmaa. Ühesõnaga, kui Clash tuli Eestisse ehk siis Disclandi ja Kassi müüki, siis kuidagi seal Riho Roogov veetis aega ja toimetas seal Disclandis ja siis tekkis seal jah jutu käigus, et kuidagi peaks ju keegi võiks ju nagu promoda ja olla mingisugune tiimi moodi asi. Ja siis sealt see mõte tekkis. Esialgu oli siis Leetmaa pakkus välja Rihole, mulle ja Raimo Kimmelile. Ma sinnamaani mängisin põhimõtteliselt terve oma nagu tõsisema diski aja. Ma tahan öelda karjääri, aga mängisin põhimõtteliselt Trilogiga. Et alguses oli seal mingi Prodigy ja muid asju ka, aga siis kui see Leetmaaga toimetama haksime, siis ma läksin kuidagi selle Trilogy peal üle, et ma alguses olin ju see nii-öelda ambassador ka ja mul oli mitu kasti kettaid autos igal pool võistlustel, kellel vaja oli midagi, sai minu käest osta. Aga jah, siis ma läksin Clashi peale üle ja siis sai sinna tiimi veel võetud 2 Brailit siis läbi videokonkurssi. Minu jaoks sealt see hakkas ja mul ei olnud tol hetkel ei olnud nagu selles suhtes vahet ju, millega ma mängin. Jah, ma olin harjunud oma vanade ketastega, jah, mul on midagi on endiselt kasutuses, aga just oligi selline hea aeg, et proovime siis uut asja ja kuna on soomlased ka, nendega on mul hea lihtne suhelda ka, siis kuidagi see kõik tundus äge ja siiamaani väga meeldib, et äge on näha ka, kuidas Clash iga päevaga nii-öelda aina areneb, et tuleb uusi kettaid ja üritavad ka seal ikkagi nagu kanda kinnitada sellel üsna tihedal turul. Sa oled siin päris palju meil seda pergi visanud ja ma tean, et tüdrukutel on ka teiste brändide kettaid kotis, et kuidas see Polis jäänud? Clash on veel nii uus ja seal ei ole veel seda kogu valikut, et saaks täiesti enda käe järgi kotti täita. Et minul näiteks kõige suurem probleem, mida muidugi üleliia palju ei kasuta, aga on ikkagi distantsidriverid. Et kui ala mäetaguse rajale minna, siis mul ei ole kahjuks Clashilt väga midagi võtta. Policy on siis lihtsalt see, et kui sa Clashis mängid, siis põhimõtteliselt nii-öelda oma promo ja oma social mediat, seal sa kasutad ikkagi nii-öelda või promod nii-öelda Clashi, et teistele ei tee väga asju. Et jah, mul juhtus üks selline hea äge lugu, et ma viskasin Holari mingi 1,5 aastat tagasi Disclandis Trilogy ketta. Ma seda ei tääginud sinna, ma lihtsalt panin, ma viskasin Holari. Clash on ikkagi, saab ikkagi väga palju kasutust mu kotis ja ma üritan võimalikult vähe teisi võtta kasutusse, et ma vahepeal isegi läksin seda teed, et ma viin ennast mugavustsoonist välja ja võtan midagi uut, kui see, et ma hoian neid nii-öelda vanu mugavaid sees, sest lõppkokkuvõttes ma võikski siis mängidagi ainult Trilogy kotiga. Oi, kui kõrgele. Ma ei oska võtta niimoodi samme siit tagant, ma pean ikkagi siit. Ei saa, veel kangema. Taaskord. Oho! Wild Honey. See on hea. See õljub. See on nii lühikesed jalad. Nagu lühikesed jalad, isegi mul on siin raske visata. Oi, kui ilus vise. Väga ilus. On. Küpsised kuivaks, sest mitte kellelegi ei meeldi vettinud küpsised. Mis on üks Clashi ketas, mida iga inimene peaks proovima hoolimata mängutasemest?
no ma tahaks öelda loomulikult kuki, aga ta võib olenevalt mängutasemest osutuda natukene liiga kangeks. Tegelikult ma arvan, üks kõige universaalsemaid on Berry. Keskmaa ketas 5-5-1-1 ehk kelle jaoks on ta täiesti sirge, kelle jaoks on ta võib-olla natukene esialgu kange, aga ta on ülimalt hea hõljuvusega, ta on pigem ikkagi sirge ketas ja kannatab ka nii-öelda nurkadega mängida. Et ma arvan, Berry on selline, mis võiks igale mängijale sobida, et mina, kes ma olen hästi kõva viskekäega, ka mina saan seda nagu, erinevad Berry variandid on, aga mina seda oma versiooni saan ikkagi väga palju kasutada just hästi sellistel sirgetel visetel, aga ma tean ka, et tüdrukud tiimis kasutavad Berryt ja ma olen ka rajal näinud, nii et ma arvan, et see on kõige parem, aga minu lemmik on ikkagi küpsis. Okei. Oi, kui veel kitsamalt ei saa või? Kulla Junnarna. No, mine. Jep. Vahepeal on hea avastada siukseid lahjemaid kettaid ka. Ja on kindlasti minu jaoks ka selline asi, mis ühel hetkel õpid ikkagi lahjasid kettaid ka viskama. Kas siis touchiga või teatud olukordades, et nad jäävadki üle minema, siis see on jälle tohutu pluss mängu mitmekülgseks muutmisel. Samamoodi nagu eeskäe ja tagakäe mõlema oma valdamine mingil tasemel avardab nii palju võimalusi just korvide ründamisel ja üldse radade mängimisel. Et nii kaua, kui ma olin ikkagi väga tagakäe domineeriv, siis need tulemused jäid ka selliseks ja siis, kui oli vaja eeskätt visata ja seda enesekindlust ei olnud, no siis oli sellega ka rahul. Põmm! Meil on siin Kurdnas nüüd frontline mängitud. Kus me nüüd lähme? Nüüd lähme põhimõtteliselt minu igapäevatöö juurde, ehk siis lähme